Täna meil enam seda probleemi ei ole, et me peaksime politseiga ostjate horde kaupluse ustelt tagasi tõrjuma. Küll on aga 1998. aastal alustatud sooduskampaania see, mis toob veel tänini inimesi kokku ja nii ka täna. Ikkagi aastakümneid tagasi oli nii, et klientide suured hordid olid ukse taga ja ega ju täpselt keegi ei teadnud, mida müüakse, kuna Kaubamäe oli selline keskne Eesti suur pood, siis tuldi ostma ükskõik mida. Joosti treppidest massiga üles esimese leti juurde ja on juhtunud ajaloos selliseid lugusid, kus kliendid on sellise hooga leti juurde jooksnud, et lett koos klientidega on põrganud vastu teenindajad, kes on vastu seina, nii et siin on igasuguseid lugusid. Me ikkagi oleme olnud alati klientide lemmikkoht ja defitsiidi ajastul tõesti osteti kõike, mida iganes riiulitelt saada oli. Ja Kaubamäes muidugi ikkagi oli rohkem ka selliseid nõutud defitsiitseid kaupu, mida võib-olla mujalt ei saanud. Kingad, riided, meil olid kodutehnika, ilutooted, kes ei teaks tolleaegseid poppe, kreeme ja mõned üksikud parfüümid, mis too aeg müügis olid, need olid ju ikkagi Kaubamajas, kui olid. Ja keegi ju ei teadnud, millal neid tuleb, nii et tasus iga päev käia kontrollimas. Mäletan küll neid aegu, kus on olnud ikkagi looklevad järjekorrad ja mis kampaaniatesse puutub, siis eriti. Ja eks kampaania on ka ajas väga palju muutunud, et täna on võimalus tulla siin nädala jooksul erinevatel päevadel, kliendid valivad endale sobiliku, klient on muutunud, et vanasti ikkagi oli kõik esimesel päeval müügis ja kõik jooksid esimesel päeval ja rapati kõike, mis sai, mindi proovikabiini ja siis hakati alles vaatama, mida päriselt stange pealt võeti. Tänased sooduskampaaniad ei ole enam jõukhullunult möllavaid inimesi, vaid hästi ettevalmistatud ja inimestele tavakaubamärkidest erinevaid tooteid pakkuv nädal, millega võiks end juba eelnevalt kurssi viia. Inimeste teadlikkus ja mõtestatus on ajas päris paljuski muutunud ja mulle väga meeldib ka, et ei tulda lihtsalt krahvama hea hinna pärast, vaid hoopis tükis selle erisuse pärast, et ala, mis variatsioonid siin on või näiteks ka esimesel ilumaailma korrusel, et kuidas inimesed elavadki sellest pool aastast sa tead enam-vähem ära, et selle 6 kuu jooksul sul kulub näiteks 2 pudelit šampooni, et siis juba varutakse ette ja päriselt ka, sa teenid oma raha ju ise, miks sa peaksid olema oma raha peal vihane, kus sa saad selle sama toote siin mitmeid kordi odavamalt. Mõned näited ka sellest, mida iga päev juba poest ei leia. Ja see on üks ainuke eksemplar. Ja nahast, ja siin on ka üks tore asi ka see, et ei ole värvitud kemikaalidega või tegelikult on värvitud siis juurviljadega toonitud, et see on päris äge. Et see on jälle ka, kui sa kannad seda, et siis jälle selline teadlik meil on juures. Ja ma näitan ühe teise asja veel, eriti meie ilma. See on luksusmoebrändid, ma arvan, üks tippdisainidest tegelikult. Sa saad selle kanda tegelikult nii pelerin kui ponchona, siin need lahti teha, alla kannad näiteks merino või kashmir pulloveri, juurde paned kas oma lemmik püksipaari või miks mitte ka teksade ja kummikutega rappa minnes. Ja ma arvan, see ohtlik möire siin kanditud äärena, et see leopard natukene kriiskab ja kui sa katsud ka korraks on ja ka vihma tegelikult hülgav. Sa ainult tänasel hetkel, ma arvan, ka teadliku tarbijana sa ei siitsi enam ainult brändi, vaid sa saad kaasa tegelikult seal nii palju muid kihte ja kui inimesed on harjunud võib-olla mingite toodete näol, siis tegelikult päris paljuski katsetatakse ja proovitakse ka miskit uut ja mulle väga endale sümpatiseerib, et ütleme siin saali peal ringi liikumas, et kaupsi enda töötajad, neil on staaži rohkem kui mul vanust vaata ja nende see teadlikkus ja treenitud silm ja ma lihtsalt tõesti väga-väga tänulik, et saan koos siin teiega olla ja kogu seda osturalli meelu juhtida. Kampaaniad ehitatakse siiski üles inimkäitumise peale ja siinkohal ehk võikski ükskord mõtiskleda, mis teeb meie jaoks igasugused kampaaniad nii köitvaks. Seal on erinevad faktorid, näiteks nagu karjaefekt.
ehk siis on sotsiaalne tõestus, kõik rabavad, järelikult on asi see, mida tuleb rabada. Siis muidugi dopamiin läheb üles, jahiinstinkt, kas ma nüüd saan või ma ei saa, eks ole, sest et kõik ju võtavad. Ja nüüd tekib ka see, eks ole, et hirm, et ma jään ilma sellest, eks. Noh, sest et see on pluss, eks ole, kui seal on näiteks silt, et enne maksis 200 eurot ja nüüd palun väga ainult 51 eurot, siis ongi see, et mida kõrgem on see eelnev väärtus, seda rohkem see tundub meile ahvatlevana. Muuseas, tead, odavaid asju inimesed ei taha üldse niimoodi osta, nii et pange aga kõik kaupmehed hästi kõrged hinnad küll, nad siis hakkavad alla hindluste ajal ostma. Ja no võt, see ongi kõik tegelikult pluss, eks ole, kiirus, ehk siis kui me peame midagi kiiresti tegema, siis see võtab maha nagu võimekuse meil mõelda loogiliselt, ehk siis ma põhimõtteliselt, võiks öelda siis lähtun emotsioonidest ja limbilisest süsteemist ja see kõik ongi see, mis tekitab selle, et näed. Kuigi kevadised sooduskampaaniad toovad endiselt poodidesse palju rahvast, on siiski ostukäitumine muutunud. Inimesed on varasemast teadlikumad, planeerivad oma oste ette ning ei lase end alla hindlustest enam nii kergesti kaasa haarata.